tere kõikidele kaunitele müntide kuningannade esindajatele. Ja müntide mast üldse siis esindab maamärki ja sõnn, neitsi ja kaljukits. Ja vaatame siis väga lühidalt, mida siis müntide kuninganna esindajatele toob siis lähitulevik suhetes, töös ja rahas. Ma panen need 3 rida ära, mitte küll järjest kohe, vaid siis ma vaatan ka sellist üldpilti. Ja nii kaua, kui ma siin kaarte segan, siis ma tänan kõiki, kes on minu kanalit juba tellinud, tellige, likeige ja kirjutage julgelt kommentaare ja kui te soovite privaatladumist, siis minu andmed on siin selle video all. Ja hakkame siis kohe pihta. Ma ei taha teha midagi täna nendes videodes pikalt. Ja müntide kuninganna siis esindab siis maamärki, materiaalsust, jõukust, edu, vastutustunnet, turvalisust. Ja kui müntide kuninganna tuleb siis kaardilugemistes välja, siis on väga suur seos on siis materiaalsusega. Selline näeb siis välja Arieli kuninganna, selline on siis klassikalises taros ja kõige algsemas taros, kuldse taro esindajal on siis selline kaunis daam kuskilt õukonnast. Ja no need on õukonnakaardid. Ja natukene hästi korralik, hästi praktiline, kodukeskne, väga arukas. Ja müntide kuningannat võib pidada perenaiseks kui koduvalitsejaks. Ja sageli on nad ka väga head ärinaised. Ja ka kuna nad esindavad materiaalsust ladumistes, siis kindlasti võivad nad tähistada ka väga heal järjel olevat inimest. Nii, vaatame siis, ma siin natukene segan neid veel ja vaatame siis, mis on siis suhted. Mis on siis oodata suhetes. No, ma ei tea, superkaardid. Siin ei ole mitte midagi oodata, siin on ainult head. Natukene ma võiks öelda, et millegipärast te nagu võitlete mingi olematu vaenlasega. Ja näete ohtu seal, kus seda tegelikult ei ole. Ja natukene nagu ennastsalgavust, nagu ma näen selles suhtes. Aga muidu karikate 10, müntide 10, no mida paremat võib veel tahta. Väga ilusti, ilmselt olete võib-olla mingi ärinaine, olete ühendanud oma kodu ja töö ja no seal ei ole küll midagi, aga natukene näete seal kuskil mingit olematut vaenlast, mida tegelikult üldse ei ole. Et võtke see aur nagu natukene maha. Nii, ma vaatan, ma panen nüüd töö ja siis raha ja ma panen need ära ja siis vaatame seda kui tervikut. Sellepärast, et töö on tegelikult ju väga otseselt rahaga seotud. Ja vaatame siis töö. Nii. Paneme siis, natukene vahepeal segan ja paneme siis raha ka siia otsa. Täielik transformatsioon töösuhtes, täiesti uued vaated. Teid nagu sunnitakse tegema seda. Ühesõnaga mingisugune elusituatsioon töövaldkonnas sunnib teid täiesti minema täielikku transformatsiooni, et te tulete sealt väga hästi välja. Ja see tähekene täiesti paistab ja näitab teile uut teed. Te peate mingi uue suuna valima, sellepärast, et mitte see, et teil see töö nagu lõppeb ja seal oleks nagu midagi halvasti, aga te natukene nagu
kardate mingeid valikuid teha. Aga ühesõnaga mingisugune situatsioon tuleb, mis suunab täielikule ümbermõtlemisele, mingi pauk, mingi pauk, aga see ei lõpeta seda töösuhet. See ei lõpeta seda töösuhet, aga midagi, mis paneb täiesti totaalselt ümber hindama teie need tööalased mõtted ja üldse, mis teil seal tööl on, sest te olete nagu liiga kauaks jäänud ühte mingisugusesse, võib-olla olete jäänud liiga kauaks ühele tööle. Nii, ja vaatame siis, mis on raha. Te olete ikkagi mingite valikute ees. Ja siis mingi minevik kerkib teil esile, mingisuguse müntide ka materiaalselt väga heal järjel oleva inimesega, teil on valikud, see puudutab nüüd tööd ja raha. Ja keegi teeb teile mingi ettepaneku ja te taastate nagu kõik need soodsad olukorrad, soodsad asjad, mis olid teil minevikus seoses töö ja rahaga. Ja keegi, kas teid kutsutakse vanale töökohale tagasi või mingile sellisele töökohale tagasi, kus te olete juba olnud, aga praegusel töökohal jah, täielik transformatsioon ja võib-olla te hakkategi tegema ühesõnaga hoopis midagi seda, mida te tahate teha ja mida olete te alati teha tahtnud. Ja siis tulevad mingid ettepanekud kuskilt minevikust. Ja siis te küll veel kaalutlete, aga kõik on väga okei. Et perekonnaelu ja siin ei ole kohe need müntide kuningannade esindajad. Super. Paneme siit siis kuu ja rüütel ja mingid sõnumid tulevad. Mingid väga, te saate mingid sõnumid ja hakkake tegutsema. Ja kui te siin võib-olla selle töö suhtes olete midagi väga pooldanud ja see on nagu mingisugune arvamus töö suhtes on teil nagu sellises stagnatsioonis ja te peate selle muutma kapitaalselt ümber ja te teate tegelikult, mida te tahate, teie sisetunne ütleb teile õigeid asju. Ja teile tulevadki võimalused oma plaane täiustada. Ja täpselt jälle järjekordselt kuulake oma südant ja kuulake oma intuitsiooni. Ja seisa oma hirmudele vastu ja sa saad tugevaks. Sellepärast, et kuu on veidikene vastuolude kaart. Ja kuu on nagu selline, mis ei ole meile praegu nähtav. Aga siin tuligi nagu see, et sõnumid hakkavad tulema ja siis tuleb minevikus tagasi keegi inimene tööalaselt, kes siis nagu sunnib teid võib-olla hakkama tegema, sunnib heas mõttes hakkama tegema seda, mida te tegelikult tahate. Selline tuli siis müntide kuningannade märkide esindajatele lühivideo ja kelleks on siis Sõnn, Meitsi ja Koljukits. Ja soovin teile imelist päeva, soovin teile imelist naistepäeva ja kui te seda ei tähista, siis mõtleme sellele, et me oleme ju naised ja naised on väga ägedad. Mehed on ka ägedad, aga naised on veel ägedamad. Nii, ja laikige, kui teile see video meeldis, hakake minu kanali tellijateks, siis te näete, kui ma olen midagi uut pannud ülesse. Ja kirjutage julgelt kommentaare, kirjutage mulle, kui soovite privaatset ladumist. Ja see ladumine on ajatu, see ei pruugi, kui te juhtute vaatama seda ka hiljem kui naistepäev, siis ei ole sellest mitte midagi. Super. Olge tänase päeva kuningannad igas mõttes. Tšau.